Mina olen Signe ja olen Signe Seebid ettevõtte looja. Signe, kus sai sinu ettevõtte alguse? 2010 aasta, kui oli majanduslangus, oli mul töö juures väga palju vaba aega, sest et antud firma pani ennast vaikselt kokku. Siis ma hakkasin hobikorras tegelema looduskosmeetika valmistamisega oma tarbeks ja käisin esimesel laadal, kus osteti kogu mu kaup ära. Teisel laadal siis tekkisid juba huvilised, et mu kaupa poodi müügile saada ja siis tuligi registreerida ettevõte. Mis oli alustamise juures sul kõige raskem või hirmsam? Kui ma alustasin ettevõtlusega, siis mul olid lapsed väiksed, töötajaid ei olnud ja kõike tuli otsast lõpuni ise teha. Et kui abikaasa päevatöölt tuli, siis tema tegi öösel ja õhtuti aitas mind, aga päevasel ajal tuli ikkagi kõik asjad ise ära teha. Et see aeg jääb alati meelde kui kõige raskem aeg. Oskad sa öelda, mis on siiamaani sul on kõige suurem ebaõnnestumine? See oli üks leping ühe Singapuri firmaga, kes siis soovis varustada oma riigi poode väga suures koguses kosmeetikaga ja siis see ettevalmistus, mis me juba niimoodi vaikselt tegime, et palgata töötajaid, uued ruumid, kõik see, et mitte eksida, sellepärast, et kui me oleksime eksinud, oleks tulnud minna siis Hongkongi kohtusse vastuseid andma, kui me midagi valesti teeme. Aga see lõppes siis selliselt, et ei tulnud diili ega ei tulnud ka kohtusse minna. Et see oli selline huvitav kogemus. Vähemalt läks kõik lõpus hästi ikkagi. Kõik läks hästi. Kui oluline on sinu ettevõtte jaoks veebileht? Kui varasemalt oli veebileht pigem visiitkaart, siis tänaseks on oluline müügikanal. Miks valisite veebimajutuse oma koostööpartneriks? Varasemalt oli meil veidi probleeme veebilehe kiirusega ja arendaja soovitas meile veebimajutust. Kas sa oled veebimajutuse teenustega rahul? Ja olen väga rahul. Mida sa soovitaksid teistele inimestele, kes soovivad ka iseenda ettevõttega alustada? Kui sul on mingisugune põnev äriidee, mida sa ei julge teostada, siis igal juhul soovitan proovida, sellepärast et palgatööle saad sa alati tagasi minna. Signe, ütle, kust leiab teie kohta infot või kust teie tooteid saab osta? Infot ja tooteid leiab veebilehelt ja suurematest poodidest.